Kas te teate, mis need on? Ei, need ei ole Briti salaagendid. Need on Eesti U19 jalgpallikoondise 3 viimast EM-valiktsüklit enne selle aasta sügist. Aga need on Eesti naiste U19 jalgpallikoondise viimased EM-valiktsüklid. Siin võime juba rääkida väravalöömisest ja suureskoorilisest Armeenia alistamisest, kes on natuke nagu Eesti meeste U19 koondise naisvariant. Nad on löönud viimase 10 aasta jooksul kokku 2 väravat. Ja kuigi see sügis on toonud esimesed väravad ja võidud U19 meestekoondisele ja järjekordsed kaotused naistekoondisele, siis mis ma öelda tahan? Selline on suures plaanis Eesti jalgpalli tulevik. Tuletan meelde, milline on Eesti jalgpalli olevik. Meeste täiskasvanute koondis mängis äsja UEFA madalaimas D-liigas koos Malta ja San Marinoga. San Marino on reaalselt maailma kõige kehvem jalgpalliriik. Nad on edetabelis 211. kohal. Ei saa isegi öelda, et nad on maailma kõige kehvem riik, sest maailmas lihtsalt ei ole nii palju riike. Viimane kord, kui A. Le Coq Arenal keegi hästi mängis, oli 2005. aastal ja mängijaks oli Lenny Kravitz. Muidugi see pilt on meidi liialdatud ja Eesti jalgpallis on mitmeid positiivseid arenguid nii meeste kui naiste osas, aga väita, et seis on hea, et läheb muudkui paremaks, peale on tulemas hulk suurepäraseid noormängijaid ja oleme peagi teel MM-ile, oleks ka nagu vale. Jalgpall on Eesti populaarseim spordiala. Harrastajatega treenerite puudust ei ole. Pigem probleem, et jalgpall meelitab teistelt spordialadelt noori üle. Jah, Eesti on väike riik, aga paratamatult tekib küsimus, et kas asjad on ikka õigel rajal? Kas me teeme äkki midagi valesti? Ja vastus on üldiselt alati samasugune. Eesti jalgpall on heas seisus. Asi on selles, et üleminek nõukogude süsteemis tekitas mängijate hulgas põlvkonna vahetuse, mille tagajärjel meil ei ole koondises eriti 90. alguses sündinud poisse, kes peaksid tegelikult moodustama praeguse koondise nii-öelda tuumiku. Eesti koondise hiilgeaeg 10 aastat tagasi loodi nende meeste poolt, kes olid veel eelmise nii-öelda nõukogudeaegse süsteemi kasvandikud. Tänane olukord koondisega näitab kätte nii-öelda üleeilse päeva probleemid ja väita, et mina väidan, et me reageerisime sellele kohe. Idee on üles ehitada terviklikel klubidel põhinev jalgpallisüsteem, mis ongi pikk või isegi väga pikk protsess. Terviklike klubide ülesehitamise loogikaga saime hakata jõulisemalt tegelema alles 10 aastat tagasi. Ja arusaadav. Nii et kõik on ikka õigesti tehtud ja liigub täpselt mööda paika seatud rada, jah? Jah. Aga huvitav, selle loogika juures peaksid samasugused üleminekuperioodid olema ka teistel pallialadel. Aga näiteks meeste korvpallis on hetkel esile kerkimas just uus põlvkond 90. lõpus ja 2000. alguses sündinud poisse, kes juba moodustavad uue koondise põhituumiku ja murdsid end EM-ile. Ka võrkpallikoondised mängivad hetkel pigem Euroopa keskmikega, mitte vürstiriikidega. Sa sooritab praegu ajakirjanduslikku kuritegu. Ei saa võrrelda neid 2-3 pallimängu. Jalgpallil on täiesti oma tee, milleks on klubide ülesehitus, mida saime hakata tegema 10 aastat tagasi, mis loodi vundament noormängijate tekkeks. Kusjuures kogu see protsess on aruteluks avatud olnud kõikidele asjaosalistele, ka ajakirjanikele ja fännidele kaasa arvatud. Sakslased ütlesid juba ammu, et oma mängult oleme me Euroopa top 10. Aga huvitav, et kui tulla tagasi selle korvpalli näite juurde, et seal oleme viimastel aastatel edukalt üle võtnud Soome mudeli, kus noormängijad tulevad suvel kokku just klubide väliselt ja treenivad koos parimate treenerite käe all, mis on tugevalt mõjutanud ka Eesti koondise käekäiku. Mis värk nende klubidega ikkagi on või kui sa räägid klubide arengust, siis mis sa pead konkreetselt silmas ühte klubi või? Saad ebaaus inimene. Ma ei taha kuulata, see hakkab pihta, see jumala normaalne arutelu. Mida sa mölised? Tõmba püksid üles ja mida ta möliseb? Kuule, ma olen... Pildike selle aasta märtsist Kose vallavolikogus. Ma olen kirglik inimene, mida sa mölised? Tõmba püksid üles, mida? 10 aastat tagasi sai Eesti jalgpall hakata arendama klubide süsteemi, sest nagu kirjutab Ekspress eelmise aasta oktoobris, 10 aastat tagasi ostis Jalgpalliliit, mida juhtis presidendina Aivar Pohlak, ära Lilleküla jalgpallistaadioni,
FC Florat, mida juhtis presidendina Aivar Pohlak. Mitte ainult staadioni, ostis ära ka võlad ja tasaarveldas laenud, mille Jalgpalliliit oli ise andnud FC Florale staadioni ehitamiseks. Pärast seda tehingut on FC Flora kahekordistanud oma töötajate arvu, neljakordistanud nende palgad ja saanud enda käsutusse Eesti jalgpalli parima jalgpallitaristu, samal ajal kui Levadia ja Nõmme Kalju heitlevad jätkuvalt eri instantsidega, et oma klubidele vastuvõetavaid tingimusi luua. Maksupettused, koduvägivald, ajakirjanduse tasalülitamine. Pohlaku elukäik on nagu ülemlaul 90ndate inimesele või nagu EKRE ütleks ministrikandidaadile. Eesti Jalgpalliliidu president on hetkel juhatuse liige 12 erinevas ettevõttes või ühingus. Ei pea olema feministeeriumist, et ära tunda võimuprobleemiga meest. Nagu Macbeth oma naisega, ammu ümber piiratud, keeldub ta põhimõtteliselt oma vigu tunnistamast. Lahkuda nüüd tähendab reeta jalgpall. Ma võitlen, kuni maa raiutud saab liha minu luilt. Poiss, too mu turvis. Ma sean ta selga ja saada rohkem mehi ringi käima. Kes räägib hirmust, poodagu. Mu turvis pingulema panen. Ärge tooge mulle teateid, lahku poiss. Pane püksid üles. Pohlak on elus üldse ühel korral võimupositsioonist loobuda suutnud. See oli 2016. aastal, kui ta, olles Eesti Jalgpalliliidu president, loobus FC Flora presidendi tiitlist. Mida ta tegi? Pärandas selle oma pojale. Tsiteerin. Aastaid üleval olnud küsimus, kuidas FC Floraga organisatsiooniliselt jätkata, on saanud lahenduse. Püüame juurutada Eestis uudset pereklubi mudelit. Eestis uudset monarhiat. Pole siis ime, et noorem põlvkond võrdleb Pohlakut Kim Jong-uniga ja et meie vahetud konkurendid jalgpallimurul on teised vürstiriigid. See on Eesti Jalgpalliliidu hümn, mille on spetsiaalselt liidule loonud Aivar Pohlaku tütre abikaasa. Küsimuse peale, kas hümni loomiseks toimus ka konkurss, ei vastanud Pohlak midagi, kuna boikoteeris Äripäeva, kes julges kajastada tema rahadega sahkerdamist. Aivar Pohlak on Eesti jalgpalli eesotsas olnud 29 aastat. Ainus tegelik põlvkonnavahetus, mis toimumata jäänud, on see. Isegi Eesti teatrid suutsid seda lõpuks. Jalgpalliliit ja ERR on üldse veel viimased, kus juhtimises mingit muutust toimunud ei ole. Ja kus nagu jalgpallis jälle ei ole normaalseid noortesaateid ja U19 järelkasv puudub. Ja küsimus ei ole siin tühistamises või seniste saavutuste kahtluse alla seadmises. Küsimus on ära tundmises, millal teatepulk edasi anda. Ja tavaliselt, kui on tarvidus see küsimus esitada, on see aeg juba ümber. Näitab kogemus teatrimaailmast. Hea juht on see, kellest tuntakse puudust veel aastaid pärast seda, kui ta läheb. Väga hea juht on see, kes läheb nii, et ei saada arugi, et ta on läinud, sest ta on loonud pinnase ja kultuuri, mille pealt saavad teised kadudeta jätkata. Ilma, et nad peaksid olema su sugulased. Nii, aga õhtuse mängu juurde.